Noh, ma arvan, nagu see ei ole üldse halb asi, kui sa ei tea on ju veel, mida teha, sest siukseid inimesi on palju. Kuna me oleme hästi palju siin nüüd rääkinud sinu nagu nendest kirgedest, siis mida sa isiklikult oskaksid öelda nagu nendele inimestele, kes praegu pea laiali otsas jooksevad, kellel ei olegi mitte mingit kirge või ei tea, mida nad reaalselt teha tahaksid või mis sa oskaksid nendele inimestele öelda? Ma ei tea, las jooksevad ringi kõik omal ajal nagu selles suhtes, et kõige tähtsam on see, et mitte nagu rapsida vaata, et mitte nagu üle mõelda ja ainult selle peal nagu takerduda, et nüüd ma ei tea, mis teha ja mis see, vaata, et eks meil kõigil on nagu see periood, vaata, kus sa oledki nagu, et mis ma nüüd eluga edasi peale hakkan ja mis nagu pärast kooli veel eriti on ju. Aga ma ei tea, minu arust on see, et kõik nagu omal ajal ja lihtsalt mingil määral, mida rohkem asju sa teed, mida rohkem asju sa proovid, on ju, siis seda kiiremini, seda paremini võib-olla sa hakkad mõistma, et okei, see võib-olla on minu jaoks, see võib-olla ei ole minu jaoks. Eks nagu minu soovitus oleks see, et lihtsalt nagu ära jookse ringi, sul on aega tegelikult tohutult, on ju, aga lihtsalt selle aja sees proovi mingeid asju teha ja siis ma ei tea, ma arvan, kui sa igast asju läbi proovid, siis ongi, ma ütlesin, et sa mõistad, mis on sinu võib-olla kutsumus, mis on sinu tahe, mida sa tahaksid tulevikus teha ja lõpuks, kui sa saad aru, et okei, see päris mulle meeldib, see aeg läheb nagu niimoodi, sa ei panna tähelegi, on ju, ja võib-olla sa oled päris hea sellest, siis on see, et okei, tavai, ma võtan selle ette ja siis lihtsalt pane täiega edasi. Et ma arvan, nagu see ei ole üldse halb asi, kui sa ei tea on ju veel, mida teha, sest siukseid inimesi on palju. Aga jah, selles suhtes veits nagu chill, ei ole vaja nagu põdeda asjad üle, sest et reaalselt kõik omal ajal nagu.